Seekord tutvustame teile kõlarite paigutust ruumis, räägime stereokolmnurgast, sweet spotist ehk heli parimast kuulamiskohast, monitoride asendist ning kõlari ja seina vahelise õige kauguse leidmisest. Stereokolmnurgal on ideaaljuhul 3 võrdset 60-kraadist nurka, mille tüüpiline servapikkus jääb vahemikku 1–2,5 meetrit, olenevalt sellest, kas kasutate lähi- või keskkaugusel monitore. Ideaalis peaks kuulaja asuma sweet spotis, mis on otse 2 kõlari vahelisel keskjoonel. Levinud eksiarvamus on see, et kuulamiskaugus peaks olema võrdne kõlarite vahelise kaugusega, aga tegelikult on õige asukoht sweet spotist eespool. Istume peaks sellest punktist lähemal, just stereokolmnurga eesmises otsas. Kõlari driverite ajastus on ühtlase heli edastamise jaoks ülioluline ja seda on enamus kõlarite arenduse käigus hoolikalt kohandatud. Kui liigute õigest sweet spotist eemale, läheb heli esitus nihkesse, mis tekitab ristlõike piirkonna sagedusvahemikus järske sagedusauke. Nüüd saab õige sweet spoti ja kõlari keskpunkti vahelise kauguse lihtsalt arvutada. Näiteks kui kõlarid on üksteisest 1,5 meetri kaugusel, tuleb korrutada see 0,87-ga, mis annaks ideaalseks kuulamiskauguseks umbes 1,3 meetrit. Muidugi olenevalt kõlarite ja ruumi disainist ja omadustest võib see kuulamiskoht olla ka lähemal või kaugemal, et tagada parim tulemus. Kõige ühtlasema ja parima heli saavutamiseks on oluline asetada kõlarid nii, et kõrg- või kesksagedus osa kõlarist joonduks otse kõrva kõrgusele, sest tavaliselt on kõlarid optimeeritud kindla kuulamisnurga jaoks. Samuti on oluline, et stuudioruum ise oleks võimalikult sümmeetriline. Kui stuudiolaud või konsool ei võimalda kõlareid piisavalt õigele kõrgusele tõsta, kasutage spetsiaalseid statiive kõrguse ja kauguse seadistamiseks. Kõlarite kaugus seinast on samuti oluline aspekt. Üldiselt võiks kõlar jääda kas seinale lähemale või pigem kaugemale, kuid mitte asetada kõlarit 0,5 meetri kuni 1,5 meetri kaugusele, kuna see tekitab probleemi 60–160 Hz sageduse mängitavusele. Kui asetate kõlari seinale lähemale kui 0,5 meetrit, põhjustab see probleemi alla 60 Hz, mis võib-olla polegi niivõrd oluline siis, kui kõlar ise ei mängigi seda sagedust tegelikult välja. Olemas on levinud rusikareegel, mis aitab leida suhteliselt ideaalse kuulamiskoha ristkülliku kujulistes ruumides. Selle leidmiseks tuleb arvutada lihtsalt 38% ruumi pikkusest ja teha sinna märge vasaku ja parema külgseina vahele. Kõige selle juures on muidugi väga oluline ka usaldada enda kõrvu, et saavutada soovitud tulemus. Et olla kursis meie tegemistega, subscribe'ige ProGear YouTube'is ja jälgige meid teistes sotsiaalmeediakanalites. Kõike head!